pangakaart ja taskudki on ka tihti peale senditud. Tallinna loomaaial on rasked ajad ja rahapuudus paneb rihma pingutama. Kokku hoitakse kõikjalt. Töötajate töökoormust vähendati ja ka loomaaia direktor Mati Kaal tõmbas oma palgast 20% maha. Paraku suurt kokkuhoidu see aga ei anna. 10 miljonit kokkuhoida eelmise juba pisut kokkuhoitud aastaga võrreldes pole lihtsalt võimalik. Suudaksime ellu jääda, kui see kärbe oleks 6 miljonit, aga mitte 10. Elu tõi mis tõi, nuttama ei või, olen siiski raudne mees. Eelmisel aastal oli Tallinna loomaaia eelarve 55,8 miljonit krooni. Tänavu tuleb hakkama saada 46 miljoniga, millest omakorda 13,5 peab tulema külastajate taskust. Linna eelarve koha pealt me peame vaatama seda, et kõigepealt meil oli raske talv, kus meil kulus teatud kohtadele rohkem raha, kui me olime planeerinud ja vaatame ka pärast suve lõppu üle, et mis on siis need kohad, kus on suvel võib-olla rohkem kulusid olnud seoses kuumade ilmadega. Ka selline oht on olemas, et tuleb äkki üldse loomi sootuks ära anda või neid hukkama hakata? Praegu on esiteks see asi, et kuhu neid loomi anda, sest kellelgi peaks olema valmis ootamas siis vastavad tingimused ja praegu masu ajal ümberringi on kõik suhteliselt rihma pingutamise režiimil ja ega kellegi ei saa võtta vahepeal kostile, nagu maal vanasti anti lehm kostile, kui ei jaksanud sööta. Tallinna loomaaed on Maarjamaal ainuke ettevõtmine, mis loomaaia nime ka väärib. Rahvast voorib sinna igast Eesti nurgast. Aastas käib loomi kaemas umbes 300 000 inimest. Seda arvu saaks aga välismaalaste arvelt veelgi suurendada. Paraku lääne poolt tulnud inimesed vaesuses virelevasse loomaaeda oma jalga juba naljalt ei tõsta. Linna eelarvest iga-aastaselt kuskil 50 miljoni alla on siis loomaaia kulud, mis Tallinna linn katab, aga tegelikult arvestades selliseid üleriigilisi kultuuriobjekte, siis loomulikult peaks olema siin ka oluliselt suurem osa riigil nende objektide siis nii kulude katmisel kui ka investeeringute toetamisel. Tallinna loomaaed vajaks umbes 500 miljardi suurust rahasüsti. Paraku ei taha pealinnaga sõjajalal olev Eesti riik loomaaiast midagi kuulda. Riigieelarvest ei saa loomaaed sentigi. Ka oma televisioonikanalit rajaval pealinnal pole selliseks investeeringuks raha. Ülalpidamiskulud on ju niigi täies ulatuses Tallinna maksumaksja kanda. Me oleme oma murega nende juurde läinud. Nad on lubanud mõistvalt suhtuda ja asjad läbi kontrollida ja arvutada. Ja ma väga loodan, et nad meie palvest aru saavad ja leiavad lisaeelarvest sügisel selle raha, sest muidu jääb loomaaed aasta lõpus nälga. Viimane koht, kust kokku hoida tahetakse, on asukate ninaesine. Paraku on seegi kesisemaks jäänud ja loomad saavad süüa vaid nii palju, et eluvaim sees püsib. Riskitakse ka sellega, et mõni haruldane elukas võib otsad anda, aga mis sa hädaga ikka teed? Maailma loomaaiad moodustavad ühtse võrgustiku. Paraku rahaabi pole sealt loota ja koostöö hõlmab rohkem loomade vahetust ja haruldaste liikide säilitamist. Palju olulisem ja raskem koht on loomulikult investeeringud, sellepärast et ka loomadele heade tingimuste loomine, neile võimalikult lähedase elukeskkonna loomine, see on väga kallis ja möödunud aastal me saime sinnasse panna üle 13 miljoni, see aasta on võimalused oluliselt väiksemad. Paraku jah, meil on niimoodi, et sellised üleriigilised kultuuriobjektid, mis Tallinna linna territooriumil asuvad, neid peetakse Tallinna linna siis probleemiks või mureks, kuidas neid töökorras hoida, kuidas nende kulusid investeeringuid katta, aga tõesti suurte objektide puhul kindlasti ma ikkagi arvan, et riik peaks olema üks osaline kõikides nendes objektides. Kui linna ja riigisadel loomaaia jaoks tähelepanu napib, siis ehk saab hoopis Eesti rahvas appi tulla. Loomasõbralikke inimesi on ju palju ja ka paljud tallinlased häbeneksid omal silmad peast, kui Euroopa kultuuripealinna loomaaia elukad nälga hakkaksid surema. Paderit ja muud toetajad on muidugi suureks abiks, sest et nende abiga me
lõpetame praegu möödunud aastal alustatud väikeste kaslaste ekspositsiooni Sise-Aasia rekonstrueerimise juures ja nende rahadega me katame ka oma puudujääki, aga kuna jutt on ikkagi sellest, et meil on puudu suurusjärgus 4 miljonit, siis ei aita meid ka see mõnikümmend või mõnisada tuhat, mis õnnestub kokku korjata, sest ega raskel ajal on kõigil raske. Tallinna loomaaed loodi 1939. aastal ja tema esimeseks eksponaadiks oli Ilves Illu. Seepärast on see auväärt elukas ka loomaaia logol. Esialgu asus loomaaed Kadrioru pargi serval. 1983. aastal koliti aga 87 hektari suurusele maalapile Õismäe külje alla Veskimetsa. Ma peangi tänuga ütlema, et pärast seda, kui see meie rahaprobleem on meediasse jõudnud, on väga paljud inimesed kandnud meile kas või 5 või 50 krooni ja on suuremaid toetajaid, kes on toetanud ka tuhandete kroonidega, aga kogu majapidamist niisuguste annetuste peale üles ei ehita. Tallinna loomaaed osaleb agaralt mitmetes liigikaitseprojektides, mis esmajoonelt on seotud näiteks Euroopa naaritsa ja Amuri leopardiga. Paraku võib ka see töö suures kokkuhoiutuhinas pooleli jääda. Nii et kellel vähegi mahti, võtke aga lapsed punti ja seadke oma sammud loomaaeda. Sest järgmisel aastal võib juba liiga hilja olla. Juhul kui raha ei leita, siis loomaaia näljaprobleemile on tegelikult veel üks lahendus. Kiskjad võib täiesti vabalt lahti lasta. Nad ei ole kapriitsed loomad ja juunatsid linna vahelt ise mingit närimist juba leiavad. Võidu turule veel tuua, kuigi palju nahku juba ees. Keegi hästi tunna võib end, ometigi sinu vana naha räbala